Mina olen Madis Ajaots, Lääne-Tartumaa põllumees ja 1987 kinkis mulle vanaema talu ja sellest ajast olen hakanud põllumajandusega tegelema vaikselt viisi. Meie ettevõttes on ka noored peale tulnud, et minu 2 poega, Jaagup, kes tegeleb tehnika poolega ja Tõnis, kes tegeleb agronoomiaga, et on siuke pereettevõte kindlasti ja lähevad need traditsioonid edasi, et minu isa oli agronoom ja mina ise olen agronoom ja poeg on, et vaatame, mis sealt edasi tuleb. Et algul olime Pilsutaluga, hästi väiksed talumehed, aga tänapäevaks on suurus läinud 2300 hektarit, kus oleme rannuseemnega ja kasvatame seemnevilja ja oleme ka sisenenud sihukestesse korjalade kultuuridesse, et see on hästi aktuaalne meil tänapäeval. Ja just see meie piirkond on natukene võib-olla eriline Eesti suhtes, et siia Jõgeva sordiaretajad on rajanud iga aasta väikse sihukese võrdluskatse sortidest, et siin me valime ja vaatame, mis sordid kõige paremini siin meie kanti sobivad just. Mulle meeldib sordi juures, et ta oleks terve. Näiteks on rapsid väga hea FOMOOS-i kindlaks aretatud, et tänu sordiaretajatele täppistööle on tekkinud sihukesed head sordid, mida ka BASF müüb, et nendega on hea edasi minna. Põllu peal oleme proovinud ka hübriidnisu ja mina loodan, et sihukesest hübriidnisust tuleb üks sihuke keskkonna hea lähenemine põllumeestele, et taim on ise juba terve, peab vastu kõigile haigustele, putukatele võib-olla ja sellest põllumehed hakkavad kasu saama. Oleme tootnud põllu peal oma põllusaadusi keskkonnasõbralikult juba mitmeid aastaid, aga see on meil iseenesest loogiliselt läinud. Seemnepõllud tuleb puhtad hoida ja sinna on meil kogu aeg külvatud olnud ka ristikud, et see külvikord on hästi tähtis olnud meie põldudel ja oleme sellest ka väga täpselt kinni pidanud. Me oleme teinud põllu peale siukseid korjaalasid, kus mesilased saavad siis peale suurt rapsipurakat saab ka õisi. Kui õitseb ära raps, siis looduses jääb natuke tühimik ja siis meie oleme mesilastele rajanud siuksed kultuurid. Kõige tähtsam veel minu jaoks on see, et seemnekasvatuses oleks need õied tolmeldatud. See on minu ärisaladus. Kui mesilane käib ära kas või erne või oa põllu peal, siis see saak on minu jaoks ikkagi tükk maad suurem. Meie põldude vahel on hästi palju metsa. Meil endal on ka metsamaad. Meil on üle 100 hektari enda metsa, aga siis on veel kraaviääred. Siis on looduslikud siuksed elupaigad. Mulla elustik on põllu peal, aga ka mujal on elustik, et oleme nendele nagu rõhku pidanud, et kui lai masin põllu peal on juba meil 12 meetrit, siis kui traktorist ikkagi näeb seda linnupesa seal, siis ta teeb selle suure masinaga suure kaare ja see pesa jääb alles. Et siukseid laike meil on põllu peal ikkagi väga tihti näha. Põllumajandus vajab palju energiat just kuivatamise perioodil sügisel ja selle jaoks olemegi rajanud endale siia siukse päiksepargi, et kus sügisel on palju päikest, siis me saame selle päikeseenergia ära kasutada kuivati mootorite juures. Ja selle muruniitmisega oleme siis teinud juba siukse kokkuleppe 2 aastat, et ei kuluta bensiini, et meie lambad, oleme rentid neid, et teevad selle töö ilusti ära, on keskkonnasõbralik, ilus vaadata ja neid tekib juurde ka, et sügisel ma pean üle lugema, palju neid lambaid siis on suvega juurde tulnud. Kui mõelda nüüd jätkusuutlikkuse peale põllumajanduses, siis ma arvan, et see kõige tähtsam asi on see, et ikkagi see järeltulevatel oleks lihtsam seda tööd teha, et see eriala ei oleks ränk raske. Minu asi nagu isana või juhina on teha see eriala oma lastele lihtsaks, et nad tahaksid seda teha, seda oleks meeldiv teha ja sellest tekiks ka kasu ka.
BASF. We create chemistry.